Äsja lõppes Mart ja Martin Helme kõnetuur Ärka Eesti Võrusse. Millised on esmamuljed ja kuidas meeldis? Tänan küsimuse eest. Esmamuljed on väga head. Nagu alati, kui kas näeme televiisorist või täna nagu oli siin Ärka Eesti üles, alati on hea näha Mart ja Martin Helmet ja teisi EKRE inimesi. Ja see annab ikka positiivsust juurde ja me iga õhtu palvetame EKRE eest koos abikaasaga, et neil läheks hästi ja et nad jõuaks ükskord ka sinna tippu, kõige kõrgemasse tippu, et Martin peaministriks, presidendist me ei tea, kes president saab ja et president oleks valitav rahva poolt. See on selge siililegi. Paljud kõnelejad puudutasid väga tõsiseid probleeme, mis Eestis on ja millised probleemid nagu teid kõige rohkem kõnetavad? No kindlasti esimene probleem on see, et lapsi sünnib vähe. Nagu te kuulsite, palju siin Võrus oli? 50 last. Nii. Ja kui meie aastakäik, ma kujutan ette, meie aastakäik, tähendab Eestis aastalõikas oli äkki 28-30 000 aastas. Ja ütleme, et meie laste ka, et meie laps on 40, et seal oli juba 25 000 sündis 80 aasta alguses. Et see on kõige tähtsam probleem. Ja nagu ütles, kes see ütles, äkki Sven Sildnik, et 2 miljonit eestlast. See peaks olema see hüüdlause, millele me peaks lähenema. Ja muidugi teine probleem on immigratsioon kindlasti. Väga suur probleem, nagu Mart ja Martin mainisid, et see lihtsalt ahetab rahva välja, meid eestlasi. Ja mida ma siis veel ütleks, no me oleme alles siin 2,5 aastat Eestis, 30 aastat ma olen Eestist ära olnud, eks ju, kõrvalt on alati parem vaadata. Ja mis ma öelda tahan, mis ma ikka veel ütlen, et jõudu ja õnnistust EKRE-le ja EKRE inimestele, et nad kindlasti teeksid selgitustööd. Eriti hull on muidugi siin Võrus lasteaias ja koolis, nagu sa ise ka tead, et see on ikka kommunistid, no, ütleme niimoodi. Kuidas te suhtute sellesse, et poliitikud käivad avalikult üle Eesti rahvaga suhtlemas? No see on teretulnud kindlasti. Sõnumi peab ikka koha peale viima ja näitama ka end. Hiljuti peaministri partei tegi nagu avalduse, et nüüd on Eesti korras ja nüüd ei jää enam muud teha, kui unistada, et mis te nagu peaministrile soovitaks? No jah, meest saati nii vredna, et unistada pole kunagi kahjulik, eks ju, aga noh, jah, nende arust on neil korda tehtud selle suurel vargapandel. On see korda tehtud, nad võivad liugu lasta nüüd. Aga noh, nagu siin Võruski lihti inimesed, palju teenib, minu abikaasa, kes palju teenib, kes on kokk lasteaias, 800 eurot või palju. Ja kus siis on Eesti keskmine? Et siia see Eesti keskmine ei ole veel siiamaani jõudnud, eks. Ja ilmselt ei jõua ka lähiajal, kui EKRE võimule ei saa.